Veronika, see lühikene aeg, mis me oleme Pelguranna lasteaias koos töötanud, on olnud minu jaoks küll väga tore, väga lihtne on olnud alati sinuga suhelda. Sa oled olnud peaaegu alati väga heas tujus ja mul on täielik respekt sinu otsuste suhtes. Ma imetlen su julgust selline pikk tee teise ilma otsa ette võtta. Ma soovin sulle head teed, aga ma tegelikult muidugi loodan, et see tee on ka nagu teistpidi võimalik, et sa sealt ikka kunagi tagasi tuled. Hei Veronika, kui mõtlen sulle, tuleb silme ette päike. Soe, särav ja lootustandev. Austraalia saab endale tõelise päikesekiire. Siin on üks armas soov sulle kaasa. Vapralt astud sa uude eluetappi, süda uudishimu ja julgust täis. Energiliselt nakatad sa kõiki enda ümber oma rõõmu ja naeruga. Rõõmsameelne on sinu salajane supervõime. See teeb maailma paremaks paigaks. Justkui otsusekindlus, mis viib sind läbi ka kõige suurema väljakutse. Nutikus aitab sul leida lähedusi ja lahendusi seal, kus teised alles otsivad oma teed. Inimlikkus ja hoolivus loovad sulle sõpru igal mandril. Kirg kõige vastu, mis ette võtad, paneb sind särama. Armastus ja elu inimeste vastu on see, mis teeb sinust Veronika, kordumatu ja meeldejääv. Armas Veronika, tea, et olgu Austraalia sulle avastusi, julgeid samme, uusi sõpru ja suuri unistusi täis. Me teame, et sa tuled tagasi veelgi tugevamana või hoopis tood killukese Austraalia päikest igaveseks oma südames kaasa. Lenda julgelt, sest maailm ootab sind ja meie ka. Tšau Veronika, mul on väga kahju, et sa oled otsustanud Austraaliasse minna, aga ma väga loodan, et sul läheb seal kõik hästi. Kui ei peaks kõik nii hästi minema ja sa uuesti Eestisse tuled, siis tea, et Pelguranna lasteaias on alati inimkriis ja sa oled alati tagasi oodatud. Ранечка, было очень хорошо с тобой работать, было легко и просто. Надеюсь, в нашей жизни еще пересекутся наши пути. Всего самого тебе доброго. Удачи! Kallis Veronika, on kuidagi eriline hetk sind teele saata. Sa oled Pelguranna lasteaias olnud palju enamat kui lihtsalt õpetaja. Sa oled olnud see särasilmne, naerusuine ja rõõmsameelne energia, kes astub hommikul uksest sisse nii, et kogu maja hakkab elama. Õpetajana oled sa soe, märkav, püüdlik ja kohal. Lapsed tunnevad, et neid märgatakse ja kuulatakse. Sul on julgus avaldada oma arvamust, seista selle eest, millesse usud ja teha seda alati südame ja austusega. See on haruldane ja väga hinnatud omadus, nii kolleegina kui inimesena. Õppejuhina võin öelda, et sinus on see miski, mida ei saa õppida. Ehe hoolivus ja loovus ning loomulik autoriteet. Sa oled olnud kolleeg, kellega saab arutada, vaielda, loomulikult naerda ja koos areneda. Austraalia võidab sinuga tohutult ja kuigi meil on kahju sind ära anda, on meil veel suurem rõõm näha sind maailma avastamas. Mine julgelt, õpi, koge ja sära jätkuvalt. Ja tea, et siia jääb alati üks väike lasteaia pere, kes hoiab sulle väga, väga pöial. Ole tubli! Kuku! Kes siin on ju? Üks linnuke sosistas mulle, et üks hea Põhja-Tallinna kodanik oma kaasaga põgeneb meie linna osas. Oi, mis see on ju? Nii ei saa. Olgu.
kinnitan, laseme sind lahti, sõida linnuke, lenda linnuke. Väga kurb, et sa lendad kuskile. Noh, aga samuti uus algus, uued inimesed, uued seiklused, uued teadmised, uus kogemus, uus toit, uus muusika, üks uus riik, uus maailm, kõik uus. Ma arvan, et sul seal läheb hästi. Kui ei lähe, siis sa alati saad vaadata seda videot, et kus me kõik ütleme sulle toredad asju. Näiteks mina tahtsin sulle öelda, Veronika, suur aitäh, et sa olid minu kolleeg, minu elus olid, et oli hästi tore sinuga töötada ja sa oled väga positiivne inimene, sellise positiivse elusuhtumisega, et kogu aeg tegid nalja, toetasid teisi ju, et aitasid ju, no kogu aeg tõid meile midagi magusat ka, sellised banaanikeksi ju, et suur aitäh sulle. Ja mulle väga meeldis, kuidas sa suhtusid lastega. See on kõige olulisem meie tööl ja üldse maailmas, et no sa kogu aeg kuulsid neid ju, ütlesid, kus ju, andsid nendele uusi võimalusi, käisid igal pool nendega, tegid koostööd vanematega, et no selles mõttes, et see, et kuidas sa suhtusid seal lühikese aja jooksul, mis sa töötasid lasteaias, see oli lihtsalt vau. Ja suur aitäh, kui nunnu mõmmi sa olid jõuluetenduses, kui äge lumememm sa olid, et suur aitäh. Ma nautisin, kui sa olid mingi peakangelane, mingi üritusel, see oli lihtsalt suurepärane. Suur aitäh sulle ja kurb, et sa lendad ära, aga alati saab tagasi tulla, kui midagi on. Aga loodan, et sul kõik läheb hästi, edu, jaksus sulle, kannatust sulle ja sulle kaasale, et toetage üksteist, hoolitsege üksteises, sest no see uus maailm on selline, et keegi ei oota teid. Aga ma usun, et teil kõik läheb hästi ja te saate hakkama ja teil algab seal uus parem elu. Kalli muusis sulle, loodan, et kõik läheb hästi. Südame sulle. Edu, jaksu. Hei, armas Veronika, soovin sulle toredat reisi, et sul oleks seal väga tore ja soe. Mis veel ütled, Maik? Et ei saaks haiget. Turvalist reisi. Turvalist reisi. Ja mis sul on veel? Jah, mis värk on nüüd? Leidsin. Võtmekõlin. Seda sa hakkad kindlasti igatsema. No ilm on päris jama, jah. Tuuline. Igatahes, Veronika, sa nüüd tükil ajal ei tule sedasi või ei lähe sedasi õhtul lasteaiast, nagu sa täna läksid. Varsti on sul hoopis teistsugused õhtud. Hoopis teistsugused uksed, mis sa kinni paned. Hoopis teistsugused linnud ja loomad ja putukad. Hästi suured putukad. Ja kindlasti ei ole sul seal sellist märga ja libedust nagu siin hetkel. Jäävihm reaalselt. No seda sul ka ei ole. See on fakt. Nii et sa poiss. Väga hea, nüüd ma olen autosse, ma panen auto sooja ja siis ma jõuan veel midagi öelda. Ja nüüd siis ongi vist see aeg, et hakkan vist lõpetama. Asi hakkas kurvaks minema. Jää on ka sulanud ja igatahes. Et ükskõik, kui palju me ka ei sooviks ja kui kõvasti meil sinna naksitrallide tooli külge kinni ei teibiks, et see ära ei läheks, siis nagunii sa lähed. Nii et oleme rõõmsad ja näeme jälle.
ja sina saada videosid ja pilte ka. On ju? Sa oled armas. Davai, tšau! Ja üldse ma ei saa aru, mis teil seal Austraalias on. Mis seal Austraalias üldse on? Tramme seal ei ole, lund seal ei ole. Peetri pitsad seal raudselt ei ole, see on mingi jama pitsa tegelikult. Siis ma pean midagi paremat välja mõtlema. Et mitte midagi teil seal head ei ole. Ma saan üldse aru. Milleks on vaja sinna Austraaliasse minna?